Oleme Soomes ja suurüritusel Weekend Festival 2013. Mina olen Meelis ja nüüd vahepeal väga huvitav asi, mis siin üritusel toimus veel, on ürituse ala kinni ja avatakse õige pea inimeste jaoks, aga väga uudne tehnoloogia on siin kasutusel. Nimelt maapind on siin üsna selline kivine ja tolmune, siis telliti spetsiaalselt ilmataadi käest väikene vihmasähvakas, mis tegi selle maapinna sellise mõnusaks, nii et rahvas, kes tuleb siia taluma kohe-kohe, kusjuures 40 000 piletit on välja müüdud, koha peal ei müüda mitte ühtegi piletit ja me käime nüüd vahepeal siin ka kaameraga ringi, vaatame kõik need lavad ära ja vaatame, mis siin toimumus on, võtame intervjuusid ja üleüldiselt räägime kohe ka, mis artiste võib näha tänasel päeval, ehk siis täna on reedene päev, 16. august ja hetkel siis pealaval tehakse viimaseid soundchecke ja me nüüd hakkame vaikselt vaatama, mis siin siis toimumas on. Igal juhul rahvas on peaaegu et valmis, nagu ikka iga ürituse eel on selline närviline olek ja inimesed paigutavad viimaseid maad. Me oleme igal juhul praegu siin VIP-tsoonis, mis ei ole ka veel täiesti valmis, aga mõnusad pehmed istmed on. Kahjuks me vist siia jääda ei saa, aga küll aga tahaksin olla, sellepärast et vaade on täpselt, no nagu näete, jälle praegu on jälle see mõnus vihmasaps siin käima pandud enne, kui üritus algab. Päikest on kohe kell 2 jälle oodata, nii et üritus saab olema väga-väga vinge ja seda te näete meie saates. Me oleme alati seal, kus me olla ei tohi ja hetkel me oleme saanud pealavale ja siin pealaval avatakse samamoodi uksed nii-öelda kell 2, 10 minutit veel aega. Me saame teha väikse ringi ja vaadata, kus mängivad siis tänased peaartistid ja tänaseks peaartistiks täna on siin number 1 DJ kogu maailmas, see on Armin van Buuren. Me oleme jällegi siin, kus me olla ei tohi ja ma olen praegu siin samas DJ puldi taga, kus täna õhtul esineb maailma number 1 DJ Armin van Buuren ja siin olla on tõeliselt väga teistsugune olek. Tahaks ise siin mängida ausõna, aga Eesti DJ-d ja artistid veel siia ei ole veel saanud. Küll aga on Eesti artist nimega City Flash, ma ei tea, kes see vend on, aga ainukene Eesti DJ, kes esindab kodumaad, esineb ka siis siin Weekend Festivalil ja me saame teda kindlasti hiljem näha ja vaadata, aga vaadake praegu siis, mis vaade on enne seda, kui rahvas siia pääseb. Me oleme jällegi seal, kus me tegelikult olla ei tohi, küll aga sellised pääsmed, nagu meil on siin antud, need võimaldavad meil käia päris paljudes kohtades ja praegu me oleme piiripeals kohas, ehk siis seal, kus inimesed pääsevad siia suurde festivali alale ja nagu me ennist ütlesin, siis 40 000 piletit on eelmüügist kõik 100% välja ostetud, koha pealt ei müüda mitte ühtegi piletit. No kindlasti mõni inimene saab siit võib-olla nii-öelda musta turu pileteid kätte, aga see on ka selline, et inimesed siis peavad väga lootma selle peale. Piletid olid eelmüügist peaaegu et 100 €. Siin viimased piletid läks kindlasti kallimalt ära ja praegu ongi nüüd inimesed seisavad siin järjekorras. Kusjuures me käime vahepeal, vaatame ka, mis hinnad on siin ja võrdleme neid Eesti festivali hindadega. Ja nüüd siis ongi see hetk käes, see põnev hetk käes, kus rahvas hakkab kindlasti kohe tormi sisse jooksma, ründama Weekend Festivali. Just äsja avati uksed, kell on 2, on reedene päev, 16. august ja me jõudsime kusjuures esimese degustreerimisputka juurde. Neid putkasid ja üldse neid alasid on siin nagu väga palju, kõike igast huvitavaid asju. Muideks siin kohe kõrval on Benjikas. Loodetavasti hüppab keegi meist ka siit alla, kuigi kõrgus on päris suur, aga atraktsioone ja muid asju on siin väga palju. Lähme kohe maitseme esimese tasuta asja ära, sellepärast et eestid ikka nagu ikka tahavad kõike saada tasuta. Ja alustame kohvijoogiga ja see on Pauligi poolt üks selline mõnus energiline saps algusesse. Fantastico! Mõned minutid on nüüd möödunud sellest, kui avati uksed kõikidele külastajatele ja nagu näha, siis minult paremalt poolt siis rahvas hakkab vaikselt liikuma ja hea vaade on ka pealavale. Täna nii mitmedki suurartistid esinema hakkavad ja esimesed fännid on kusjuures endale juba kohad sisse haaranud. Ei tea küll, miks nad juba nii vara need võtsid, aga ju siis on nii suured fännid. Minu selja taga on nüüd siis Weekend Stage.
suur hall, kuhu mahub 10 000 inimest ja see on veel siin kinni, ehk siis mõned artistid teevad see veel oma viimaseid soundchecke ja kusjuures selle üritusel on väga huvitav asi see, et alkoholiga siin sellel suurel alal ega üldse olla ei tohigi ja juuakse oma alkohol siis ära 18+ alale, siis 18+ alale saab mööda läbi turvameeste. Turvamehed siis kontrollivad kas siis käepaelte järgi või siis kui on vaja, siis kontrollivad ka dokumente ja saab siis nii palju juua seal, kui tahad ja siis tuled välja rahulikult mõnusa hea näoga ja tuled nautima pidu ja lähed jälle tagasi, sellepärast et alkoholiga sind ka siia suurele platsile ei lasta. Nii et on mida jälle Eesti ürituse orgunnijatel õppida. Juokse! Kõikvõimas festival on täies hoos ja just äsja lõpetas esinemise nii-öelda eestimaine Põhja-Tallinn ehk siis soomemaine Cheek, keda vaatasin ega väga-väga suur rahva hulk ja kohe-kohe natukese aja pärast on siin pealaval, mida vaatame ka meie, on esinemas Example. Peale teda astub siis lavale number 1 DJ kogu maailmas, Armin van Buuren. Aga artiste on täna veel ja veel ja veel. Nendeks on siis Saab Focus, keda me läheme kindlasti vaatama, ja Dimitri and Like Vegas, kes annavad kindlasti tohutult energilise DJ-seti. Loomulikult on täna ka siin reedesel päeval Eestimaine ainukene Eesti artist nimega City Flash, keda me ka lähme vaatama. Võib-olla saame tema käest ka intervjuu. Ning kindlasti saate ka näha muid väga lahedaid artiste, kes täna üles astuvad igal juhul. Siin olla on lihtsalt tore ja nagu te näete, rahvas on siin ülimalt heas meelus, kusjuures rahvas on väga-väga positiivne, ei ole näinud veel ühtegi inimest, kes oleks nii-öelda eestimaiselt põrkanud või siis käinud Vintis peaga ringi. Kõik on tohutult sõbralikud ja lahedad. On ju nii? Hyvin. Ja räägi mulle, kuidas on olukord täna siin Weekend Festivalil? Ihan parasta. Missä sun nimeni on? Emil. Ja missä sä tulet? Mä tulen täältä Helsingistä Töölöstä. How you like, I can speak so good Finnish. How you like this festival? Tää on kyllä ihan jees. What do you expect? Who's your favorite artist from here? Sebastian Ingrosso, mutta se on vasta huomenna. Yeah, this is tomorrow. But today you're going to look Dimitri and Like Vegas or Armin van Buuren? Armin van Buuren. You like more that kind of trancey dance music, electro dance music? It's more of tech house. Tech house. You like more tech house? Yeah. I just was there at Galaxy stage. There was really good tech house. Yeah, I know. Okay. Okay. La 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 la. What's your favorite artist today? Dimitri Vegas and Like Mike. Woo! Armin van Buuren. Yeah, Armin. But what about Example? Yeah, that's okay. It's okay. Yeah. No, it's good. It's okay. What about Cheek? That's good. Like, can you sing something, some of the track of the Cheek? Sokka irti. Mä pelin päivinöin. Lätkäsin ja kesän juunit laimin löin. Sokka irti. Selline meeleolu on igal siin Weekend Festivalil ja soomlased on tõeliselt head peolised. Seda on näha ja aimata siin positiivne meeleolu on kõigil meil ka. Oh my God. I've told too many girls that I love them. I've told too many girls that I won. So why am I sitting here all alone? How do you measure fun? I've called lost property too many times and I can't live properly. A piece of me died. I wasn't aware the Mona Lisa cried. Maybe I remember my decent side. Wash the kisses off my neck and lock my past in the basement. I need to find your perfect replacement.
kui pealava ees on kuskil 20 000 inimest, siis suuremas telgis on kuskil 10 000 inimest, siis ülejäänud 10 000 inimest on kus kohas. Loomulikult seal, kus on väga palju rahvast, seal, kus otsitakse sõpru ja uusi tuttavaid, see on tualetiala, ehk see on WC-ala, siin, kus on alati järjekorrad, siin, kus on alati paksult rahvast. Atraktsioone on Weekend Festivalil meeletus koguses ja kui võrrelda nüüd hindasid, kui palju näiteks benchihüppe siin ja kui palju benchihüppe on Eestimaal, siis meie suurematel festivalidel on need kuskil 20-30 eurot siin, aga benchit hüpates pead sa välja käima kogunisti 70 eurot ja noh, quite a lot of money, aga soomlastel on raha väga palju, nagu me teame. Vahepeal on leidnud oma õnneprillid üles, mis ma eile ära kaotasin. Täna on siin meeletult palju rahvast juba kogunemas ainult sellepärast, et siin ühes kohas saab tasuta Coca-Colat. Ja me läheme kohe vaatame, kui kerge seda võtta on lihtsalt tähed ja tõmbad endale, krabad endale ühe tasuta Coca-Cola. It's for free. Nii lihtne see ongi, sa lihtsalt lähed, naeratad ja saad endale tasuta mõnusa zero. Me oleme jõudnud järgmise putka juurde. Putka, kes on mõelnud ka naiste peale ja naiste peale mõeldes on tehtud selline putka, kus on glitterid ehk siis litrid pähe toppides muudavad inimesed veelgi moodsamaks ja siin saab teha ka vist kindlasti muid asju. Ma vaatan, et tüdrukud siin ostavad endale igast erinevad juukse, kas nüüd, ma ei saa aru, mis on juustele erinevad kaunistused, mis pähe kas siis liimitakse või topitakse, igal juhul neid pärast peast küll välja ei saa. Kui päike paistab ja artiste väga hästi ei näe, siis loomulikult on selle jaoks ka brillant siin välja mõeldud ja siin saab erinevaid prille proovida, katsetada, endale pähe panna. Näiteks mina leidsin siit väga huvitavad prillid, mis ma kindlasti endale pähe panen, on just need kollased prillid. Ja kui ma nende kollaste prillidega lähen David Guettat vaatama, siis ma saan kindlasti pärast ka autogrammi. Me oleme alati seal, kus me olla ei tohi ja oleme pääsenud VIP-tsooni, ehk siis tegelikult meil ei ole olemas VIP-pääsmeid küll, aga peale pikka arutelu, et me ikkagi filmime ja näitame Soome kultuuri, saime me siia ja pääsesime ja vaatame nüüd, mis siin siis toimumas on. Kui VIP-inimesed saavad päris kiirelt oma toidud kätte, oma joogid kätte, nemad ei pea ootama pool tundi, et oma siis söögi eest maksta, siis siin samas näiteks on ainult kõigest võib-olla 10 inimest, kui teisel pool, kus on 18+ ala, on ootamas vähemalt 50-60 inimest, kui mu silm ei peta. Jookidega on siin kusjuures niimoodi, et kui sa ostad ühe joogi, sa maksad 2 euri panti, sa pärast tood topsi tagasi, siis sa saad selle pandiraha siis jällegi samamoodi tagasi ja rääkides moest, mis inimesed kannavad siin, siis tüdrukutel on väga moes ketsid. On siin enamustele, ma vaatan, Converse'i ketsid, nagu me praegu näeme siin, kollased. No eri värvi on, mida uhkem värv, seda vingem sa oled ja me oleme näinud siin roosasid, neonrohelisi. Siin näiteks üks kõnnib ringi, tal on üks kets on sinine, üks kets on punane ja selline ongi selle suve mood Soomes. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. Oh my God.